Monsu, kas sina tead, et vanasti inimestel ei olnudki perekonnanimesid? Ja ma olen koolis õppinud, et sul oli eesnimi ja perekonnanimi võiski olla su isa järgi või küla järgi või talu järgi, kus sa siis elasid. Ma toon sulle siis nüüd näiteks ühe näite, et su nimi oli Mart ja sa elasid Metsatukas, siis oligi su nimi Metsatuka Mart. Täpselt niimoodi, täiesti võimalik variant ja ma usun, et niimoodi see olla võiski. Ja setodele hakati perekonnanimesid panema täpselt 100 aastat tagasi. Ja siin raamatus ongi üks lugu sellest, kuidas ühes Setomaa külas elavast sepast sai rahasepp. Sepp kinkest sai rahasepp. Elas kord üks sepp. Tal oli lihtne talu, kus ta elas oma naise ning lastega. Talu asus Setomaal ning tema majapidamine paiknes küla alumises otsas. Nii kutsutigi teda alaotsa külasepaks. Sellel ajal ei olnud setodel veel perekonnanimesid. Nimi koosnes ees- ja isanimest. Vajadusel lisati talu või külanimi. Sellisest nimetamisest aga enam ei piisanud. Aeg oli hakata endile perekonnanimesid võtma. Selleks saatsid linna ja vallahärrad küladesse teated, et kui kellelgi puudub perekonnanimi, siis nüüd on aeg muutusteks. Perekonnanime panekuks tuleb peremehel või perenaisel tulla suursuguste härrade või prouade juurde ning registreerida endale perenimi. Nimeks võis saada meelepärane sõna, mida inimene ise tahtis. Nendega, kes aga nime ei võtnud, juhtus nii, et linna või valla tähtsad ametnikud otsustasid ise, mis inimesele perekonnanimeks sai. Ühtlasi oli külla läkitatud teates märgitud, et see, kes nime panekust kõrvale hoiab, võetakse koguni vastutusele. Ei läinudki kaua aega, kuid tähtsatel härradel ja prouadel tekkis ka endil huvi, et kuidas küll mõned setod kutset nende juurde tulla, millekski ei pea. Nii sõitiski üks suursugune härra alaotsa külla. Ta külastas teisigi sama küla setosid, kes perekonnanime panekuks kohale ei tulnud ning lõpuks jõudis ka küla alumisse otsa, kus elas alaotsa sepp. Kas te ka teate, millised tähtsad toimingud meil hetkel kogu Setomaal käsil on? Torises vallahärra sepa juurde jõudes. Enne ikka öeldakse tere, kohtis seepeal alaotsa sepp, kes tagus parasjagu tulest välja võetud hobuserauda. Tere, tere! Pöördus tähtis härra nüüd juba sõbralikumalt, kuna nägi, et sepp tööga ametis on. Tulin uurima, et miks te ei tulnud kutse peale endale perekonnanime panema. Paljud käisid, kuid lisaks teile olid veel mõned teised setodki, kes kohale ei tulnud. Püüdis vallahärra oma küsimusega selgust saada. Sepp aga tagus rauda edasi ja lausus. Meil maal tööd varahommikust hilisõhtuni. Terviseks. Ei tule härrad ega prouad meie põldudele tööd rassima ega lapsi kanseldama. Seepeale lükkas härra ühe käe taskusse ning jäi talupidamist ning selle ümbrust uurima. Ta ei tahtnud meest asjatoimetuste juures segada. Pealegi ta mõistis, et sepp tööga hoogsalt ametis on. Samal ajal märkas vallahärra, kuidas elumajast väljus perenaine ning midagi käes hoides lähenes oma mehele, kes sepikojas hobuse rauda meisterdas. Hea mehekene, aita mind pisut. Mul on mõned hõberahad ketikese küljest lahti tulnud. Panin ehted korra kaela, aga hõberublad ühenduskohad on mõnest kohast murdunud, kirjeldas perenaine oma mehele muret. Ja siin on sulle veel mõned saari hõberublad ja kopikad, millest sa ehk mõned ehted juurde meisterdad.
lisas perenaine ning poetas peos olnud mündid abikaasa pükste taskusse. sealsamas heitis mees hobuseraua kõrvale ning asus naise tšäposkaid parandama. asjatoimetusi pealt vaadanud vallahärral turgatas hea mõte ja ta lausus tasa sellele. Rahasepp. Teie perekonnanimeks saab Rahasepp, hüüdis härra see peale sepa poole vaadates. nii saigi Alaotsa külas elav seto Sepp sündsa perekonnanime Rahasepp. paljud setod võtsid endale liitsõnalisi perekonnanimesid nagu Piirimäe, Lättemäe, Suurmoro, Saaremäe, Ahosepp, Õunapuu, Pähnapuu. Aga perekonnanimedeks võeti ka ühe- ja kahesilbilisi nimesid nagu Kõiv, Upin, Suvi, Korol, Piller Jallai, ning mitmeid teisigi kenasid nimesid. ja nüüd mööduski täpselt 100 aastat sellest, kui setodele omal ajal perekonnanimesid hakati panema ja see lugu, mille me siis täpikesega ette lugesime ja lapsel mitu nime, Monsu ja Täpike. Selle loo jutustas minule kunagi kord minu vanaema Nati Rahasepp, kes elas Setomaal. Seda lugu jutustas ta mulle ikka mitmeid ja mitmeid kordi, kui me temaga karjas käisime ja nii see perekonnanime saamislugu minule meelde jäänud ongi. Aitüma sulle, Monsu, et sa aitasid seda lugu ka teistele jagada. aitäh sulle. Tigu!